tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänases videos me teeme erinevaid interneti kviise, erinevaid interneti teste. Saame näiteks teada, kas ma olen sarimõrvari type, mis on minu näiteks värv, mis mind kõige rohkem iseloomustab ja veel, mis me leiame. Ühesõnaga, teeme erinevaid interneti teste ja saame minu kohta rohkem teada, milline inimene mina olen. Esimene test, mida me hakkame tegema, on kui tõenäoline on see, et sina oled sarimõrvar või et sinust saab sarimõrvar. No nii, mitu küsimust siin siis nüüd on? 10 küsimust. Esimene küsimus, kas mul on mingisuguseid veidraid huvisid? No ma ei tea, mida me mõtleme selles mõttes veidrate huvide all. Mingisuguseid sarimõrvarlikke huvisid mul ei ole. Ma arvan, et mul ei ole isegi ühtegi veidrat huvi. Ma ei tea. Näiteks ma filmides olen näinud, et alati need sarimõrvarid nagu hakkavad mingisuguseid loomalaipu korjama. Mingi nende lemmiktegevus on kuskil mingi linnulaipu koguda kuskile karpi või mingi hambaid kogutakse kuskile klaasi sisse või ma ei tea, ma ei ütleks, et mul on selliseid huvisid. Seega ma paneksin, et see vastus on ei. Teine küsimus, kas mul oli peakahjustus, kui ma olin väikene? Ei olnud, ma loodan. Ma tean, et ma olen kuskil autoõnnetuses kunagi olnud väiksena, aga peakahjustus ma vist sellest ei saanud. Ma loodan, et ma sellest ei saanud. Seega ma paneksin, et ei, aga ma ei ole ka päris kindel. Kas sulle meeldis tappa loomi? Ma just rääkisin nendest lindude ja mingi rottide tapmisest, mida alati on filmides need sarimõrvarid teevad. Ei. Ma alati hakkasin nutma, kui ma astusin kuskile teole peale. Ma ei hakka... Ei. Kas sa arvad, et sa oled teistest parem? Ei. Kas sa oled saanud nendest järgmisest mingisuguse diagnoosi? PTSD, psychosis, autism, antisocial personality disorder, ADHD, paranoia, depressioon. Ma ei ole saanud mitte ühtegi diagnoosi. Ma ei ole nagu kunagi tundnud vajadust minna arsti juurde sükseid asju kontrollima. Seega ma paneksin selle vastusega ei. Kuule, ma vastan kõigele ei ju. Ma ei ole sarimõrval. Thank God, let's go. Kas ma hoolin teistest inimestest? Jah. Kas mul on suur IQ? Pigem mitte. Ma isegi ütleksin, et ma olen natukene nagu loll. Okei, ma ei ütleks, et ma olen loll, tähendab, see oli valesti sõnastatud. Ma ütleksin, et ma olen tark ja kindlasti ma olen targem kui paljud inimesed. Aga ma ei ütleks ka, et mul oleks high IQ. Ma arvan, et kõik, kes te olete mu striime näiteks vaadanud, te olete näinud, kuidas ma näiteks Poppy Playtime'i mängin või kuidas ma mingisuguseid müsteerium puzzle game lahendan ja need ei ole väga hästi välja tulnud. Ma ei ole pusledes ja asjades kõige parem. Seega ma ütleksin, et IQ mul kindlasti kõrge ei ole. Aga samas ma ei tea, ma pean millalgi tegema IQ testi, nagu ma ei ole kindel. Kas ma olen kade? Ei või kes ei ole? Ei või kes ei oleks? Siin on ülihead vastuse variandid, sest et mina vastaks ka, et who doesn't? Kes ei oleks kunagi nagu kellegi peale kade? Ma nagu ei tea mitte ühtegi inimest, kes ei oleks mitte kunagi, mitte kellegi või mitte millegi peale nagu kade olnud. Seega ma paneks, et who doesn't? Oh, I wish, et vastus oleks ei. Ma olen nagu kade inimeste peale, kes ütlevad, et ei, ma ei ole mitte kunagi kade. Seega ma panen, et who doesn't, sest et see on see, mis ma tahtsin praegu valida. Kui ma hakkaks valetama, ma ütleks, et ei ole kode mitte kellegi peale, aga ma ei valeta, ma ütlen who doesn't. Kas mul oli abusive või traumatic childhood? Ei olnud. Ja ma isegi ei oska midagi kommenteerida. Ei olnud. Ma olen reaalselt kõikidele küsimustele siin ei vastanud ju. Kas ma hoolin teistest? Vastasin jah. Nii sweetheart minust. Aga kõigile teistele ma olen ei. Seega ma juba ennustan natuke, mis need vastused siit nüüd tulevad. Viimane küsimus. Kas sul on raske saada, mis sa tahad? Tegelikult ma ütleks, et on küll. Ma nagu ei saa tihti seda, mis ma tahan. Vähemalt nagu mineviku kogemused on sellised olnud, et ma ei ole saanud seda, mida ma tahan saada. Ma ei tea, kas see on positiivne või negatiivne asi. Pigem negatiivne ju. Okei, ma panen jaa. Oh my god, mingid tulemused juba. 10%. Ma vastasin ühe küsimuse 10 õigesti. Kas siin on mingid valed ja õiged vastused või mis asja? Õige oleks olnud olla siis sarimõrvar, et ma sain 10% 10 õigesti, et siis kui kõik õiged vastused on, siis sa oled nagu sarimõrvar või et siis sa oled nagu good job või kõik panid õigesti või? 10% sarimõrvar ehk siis average person. No näete, ma ei ole halb inimene, ma olen väga hea inimene. Ma isegi natukene kartsin seda testi teha. Ma olen mingi, et kui piinlik, kui ma saan mingi 80%, et jah, sa oleksid sarimõrvar. Aga väga hea 10%. Ma ütleks isegi täitsa 0, aga okei, ma ei tea, kus see 10 tuli, kas ma näen kuskil või? Ma näen siin kusjuures teiste inimeste, keegi 52 inimest on saanud 100%. Miks on kõige keskmine tulemus, mida inimesed saavad, on 50% siin nagu? Miks see laine siin nii suur on siin just siin üleval pool nagu? Miks see kõik inimesed ei ole nagu 0? Ma ütlen, tegelikult on väga hirmus. Nagu iga kord, kui ma vaatan mingit crime filmi või mingisugust crime nagu saadet, siis tegelikult see on väga hirmutav, et sa mitte kunagi ei tea, kes su kõrval kõnnib. Näiteks sa võid praegu õue minna, kõndida täiesti suvalisest inimesest mööda ja sa kunagi ei tea, et tema sai siin testist 100% ja ta tegelikult tal on mingisugused sarimõrvari kaldumused. Creepy. Nagu sa ei tea, sa lähed praegu poodi ja sa mitte kunagi ei tea, et
näiteks kassas sinu selja taga on mingisugune sarimõrvar, kes nagu hoiab enda keldris kinni nagu mingi 100 inimest. Miks on nagu neid inimesi, kes said 100% siin tulemuses rohkem kui need inimesi, kes sai nagu 0%? People are weird! Jätkame natukene leebem, natukene lõbusama quiziga. Selle quizi nimi on What color are you super specific personality quiz? Ehk siis milline värv sa oled, aga see on super spetsiifiline. Paljud inimesed ütlevad mulle, et ma annan päriselus nagu veits kollast vibe'i ja ma ei tea, kas see on sellepärast, et ma olen nagu nii positiivne. Esimene küsimus. Skaalal 1-10, kui väga sulle meeldib tähelepanu? Ma ütleks, et mulle väga meeldib tähelepanu. Nagu mulle ei meeldi see nii väga, et ma oleks mingi attention. Aga mulle meeldib, kui inimesed näiteks YouTube'is mu videoid vaatavad, mulle meeldib, kui TikTok'is inimesed mu videoid vaatavad, mulle meeldib attention, aga samas, mis mulle natukene vähe meeldib, on näiteks avalik esinemine. Nagu I can do it, aga mul on olnud olukordi, kus ma absoluutselt tunnen, et ma viskan kohe pildikotti. Ma arvan, et mingi 7, 8 oleks olnud natukene nagu too much ja 6 oleks olnud nagu suht keskmine. Ma arvan, üle keskmise. 1-10, kui loominguline sa oled? Päris mead, ma ütleks. Ma ei ole üldse loominguline. Mul ei tule nagu väga häid ideid. On olukordi, kus ma olen mingi ja tuleb geniaalne idee, aga see ei ole väga tihti. Seega 1-10, ma loodan, ma ei pea terve selle nagu küsimustiku ajal 1-10 ennast hindama, sest 1-10 on väga raske ennast hinnata. Ma ei ole selles üldse hea. Creative 1-10. Kuule, ma arvan, et see on mingisugune 5. Nagu täpselt siuke mead. Ma ei ütleks, et ma oleks mingi mega kehv, aga samas ma ei ole ka nagu üle keskmise hea. Ma ütleks, et pigem 5. 1-10, kui emotsionaalne sa oled. Okei. Ma olen väga emotsionaalne inimene. Ma ütleks, et 8. Ma ei ole nagu üliemotsionaalne, aga ma ikkagi nagu olen. Mingi 7-8 vahel ma oleks siin ka. 8. Let's go 8. Skaalal 1-10, kui avatud sa oled. Ma olen nagu avatud, aga ma ei ole nagu kõigile avatud. Sest mõttes, et kui sa oled täiesti võivõõras, siis ma ei ole sulle avatud ilmselgelt. Aga oma sõpradele ma nagu olen väga avatud. Ma suhteliselt kõigest räägin enda sõpradele vähemalt. Vahepeal mu sõbrad ütlevad, et ma olen nagu väga salajane. Ma olen nagu natukene kinnine. Ma enda arust olen väga avatud. Aga vahepeal on olukordi, kui ma olen nagu olnud kinnine. Paneme 6. Ma olen üle keskmise avatud, aga ma ei ole nüüd üleliia avatud. Paneme 6. Skaalal 1-10, kui enesekindel sa oled? Ei ole. Mulle meeldiks olla enesekindel, ma üritan olla enesekindel. Mul on täpselt siuke mindset, et fake it till you make it. Nagu ma üritan võltsida seda, et ma olen mega enesekindel. Vaadake, see on isegi selline vastuse variant nagu ma ei tea. Kas see on kõikidel olnud või? Miks ma nüüd seda alles näen? Okei, spämmime ma ei tea igale küsimusele lihtsalt. Aga 1-10 enesekindlus, pigem ka siuke keskmine. Äkki natukene alla keskmise. Ei, come on now, ma ei hakka nii madalale ka langema praegu. Fake it till you make it. 10, väga enesekindel. Ma paneksin selle võib-olla 5. Ma loodan, et see tulevikus on kindlasti rohkem, aga praegu on 5. Skaalal 1-10, kui väga sul on vaja siukest kindlustunnet või validationi. Ehk siis, et keegi sind nagu tunnustab või nagu vahepeal ütleks sulle mingi, et sa oled nii tubli, et don't worry. No, validation on ju tore, aga need. Ma ei tea, kas ma just vajan seda, aga seda on nagu tore saada. Ma paneks nagu 5, see on need. Äkki 6 too. Keegi ikkagi võiks vahepeal öelda, et issand jumal, sa oled ikka nii tubli ju. Skaalal 1-10, kui väga sulle meeldib või kui väga sulle meeldib olla kuskil konfliktis või draamas. Kui sa paned number 1, siis see tähendab, et sa pigem väldid konflikte ja number 10 tähendab seda, et sa oled alati kuskil konfliktis sees. Vaata, sellega on nüüd siuksed lood, et mulle ei meeldi ise konfliktis olla, aga mulle väga meeldib konflikte pealt vaadata. Mulle väga meeldib, kui ma saan jälgida. Kui mingisugune draama jälle netis käib, siis ma olen nagu salaja mingi, aga mulle ei meeldi ju ise kuskil konfliktides olla. Halloo. Pigem nagu reaalselt number 1, I avoid konflikt. Skaalal 1-10, kui vastutustundlik sa oled. Number 1 on, et vastutustundetu ja number 10 on, et sa oled väga vastutustundlik. Jällegi keerulised lood, oleneb jälle asjast. Kooli asjadega ma olen väga vastutustundetu. Lasen niimoodi üle käe, lükkan asju edasi. Okei, see ei ole nagu 1-10, aga mulle meeldib asju väga palju edasi lükata. Nagu näiteks seda videot, mida ma praegu filmin. Ma teen seda viimasel minutil. Ma arvan, et see juba näitab minu kohta väga palju. Ma ütleks, et see on nagu number 4. Aga samas ma ei kirjeldaks ennast kui vastutustundet. Kui mul on vaja midagi teha, siis ma teen selle ära ses mõttes. Seega ma ütleksin, et see on nagu ka kuskil keskel. Tegelikult isegi 6. See võib-olla jätab minust väga halva mulje, kui ma panen ennast keskele. Mitte keegi inimene ei taha minuga rohkem suhelda, kui ma panen, et ma olen nii vastutustundetu. 6-7 ja ma ei tee seda nalja praegu siia vahele. Oi, ma juba sain oma värvi või? Me saime värvi ja see on sinine. Oh my god. Inimesed küsivad väga tihti, mis su lemmikvärv on ja ma ütlen kogu aeg sinine, sest et see on üks mu lemmikvärvidest. Oota, mis siin on kirjutatud all? Sa oled rahulik, thoughtful and deeply loyal.
olen. Sa väärtustad usaldust, ausust ja tähendusrikkaid suhteid ja sa oled tihti inimene, kes läheb teiste juurde küsima abi või nõu. Sa naudid rahulikke tegevusi, sügavaid vestluseid ja aega, aga samas on ka negatiivne pool. Sa oled väga sensitiivne, isegi liiga sensitiivne. Vahepeal sa mõtled üle situatsioone ja väldid konflikte, kui see on vajalik. Sulle meeldib stabiilsus ja emotsionaalne kindlus, aga oma mugavustsoonist väljaastumine aitab sul kasvada. See on ju nii mina, ma olen sinine, guys, ma olen sinine! I'm blue, da-da-di-da-di-da. Mis on kõige populaarsem värv, mida inimesed saab? Okei, ongi sinine või? I'm basic. Järgmine quiz, mida me teeme, on, et milline popstar ma olen. Kas oled perfektne nagu Sabrina Carpenter? Kas oled südamlik, aga edgy nagu Olivia Rodrigo? Või kas oled diiva nagu Chappelle Roan? On siin kirjelduses kirjas. Kui sa oleksid popstar, siis sinu esteetika oleks kas 80-ndad, 90-ndad, glitz ja glamuur, country või western või edgy ja grimy. Country kindlasti mitte. Ma ei ütleks, et mu esteetika oleks mitte ükski nendest 4 valikust. Kusjuures, kui ma neid quize otsisin, siis ma võtsin selle quizi lahti ja ma nägin seda esimest küsimust, et milline esteetika ma oleks. Ja mul oli reaalselt praegu paar tundi aega, et sellele küsimusele vastus leida. Ja ma ei mõelnud välja, kas see on päriselt edgy ja grimy või? Okei. Kui ma peaks valima nendest 4, siis ma tahaksin pigem olla edgy and grimy. Milline on sinu sotsiaalmeedia platvormi eelistus? Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr ja muu või mitte ükski? Thank you very much. Ma ütleks, et mu lemmik sotsiaalmeedia platvorm on ikkagi Instagram. Ma tean, et TikTok on väga populaarne. Me kõik istume TikTokis, nagu ma eelmisest videost ka näitasin, siis mu üks screen time TikTokis on väga suur. Aga see on ka üks põhjus, miks ma seda äppi vihkan. Et see on nii sõltuvust tekitav. Ma pigem ütleks, et mu lemmik äpp on Instagram. Isegi kui TikTok ei oleks, siis Instagram Reels. I love Instagram Reels. Ja mulle üldse meeldib Instagrami nagu olemus, et sa saad pilte panna, storiesi panna. Sa saad kõike põhimõtteliselt Instagramis teha, nagu mida sa Instagramis teha ei saa. Kuidas sa tavaliselt muusikat kuulad? Kas earpodidega, with nice headphones, speaker another way? Ma kuulan tavaliselt muusikat kõrvaklappides, aga mulle väga meeldib ka kõlaris kuulata. Kui ma olen üksi kodus, ma armastan plästida mussi niimoodi, et maja väriseb. Sorry, naabrid. Kui mul oleks valida, kas ma kogu aeg kuulaks kõrvaklappides või kogu aeg kuulaks kõlariga, ma pigem kuulaks kogu aeg kõlarist. Aga see küsimus on, et kuidas ma tavaliselt kuulan, seega mina kuulan earpodsidest. Kui sa saaksid praegu valida, et sa mängiksid ühte neist instrumente väga hästi, siis millise sa valiksid? Kas trummid, kitarr, klaver või bass? Kitarr. Ma tahaks täiega põristada. Ma oleks peatamatu, kui ma oskaks kitarri mängida. Ma kogu aeg kütaks kitarri. Milline nendest värvipalettidest kõnetab sind kõige rohkem? Beebiroosa, helesinine ja helekollane, tumeroheline, royal blue ja tumelilla, sinine must, sinimustvalge, mu isamaa, steel grey ja lumevalge, barn punane, taevasinine ja päikseloojangu oranž. Issand jumal, millised värvipaletid. Kuule, issand, siuksed värvid on valitud. Ei ole lihtsalt mingi sinine või kollane või roheline, vaid on mingi sunset orange, steel grey, snowy white, royal blue. No, milline mind kõige rohkem kõnetab nüüd siis? Mis asi on blue black? Kinda ilus. Okei. Ma nende valikute põhjal ma ütleks, et see blue, black, steel, grey, snowy white, need on nagu interesting valikud. Valge on ju ilus. Ja steel, grey, mingi metallikas, hall, jumala ilus. Blue, black oli ka nagu siuke ilus. Ma ei tea. Sunset, orange, sky, blue. Jumala ilus, kõik on jumala ilusad värvid. Oh my god. Ma panen blue, black, steel, grey, snowy white. I don't know. Vali magustoit. Marjad ja whipped cream. Mingi 3 palliga ice cream cone äkki. A baker's dozen of jelly donuts. Dark chocolate cake. Mis asi on jelly donuts? Jaa, andke kohe need jelly donutsid siia. Moosipallid ühesõnaga vä. Vahepeal ma tunnen ennast ka nagu üks moosipall. Kui sa oleksid muusik, siis millest sa laulaksid? Armastusest, murtud südamest, maailmast enda ümber või enda eluloost? Prolli murtud südamest, sorry. Mis oli sinu koolis lemmikaine? Kas ajalugu, kehaline kasvatus, inglise keel või kirjandus või matemaatika science? Tead, ma ütleksin, et matemaatika on science. Ma ei olnud neist kummaski väga hea, aga need olid paremad kui need teised variandid. Mulle väga meeldis matemaatika. Vali enda unistuste sihtkoht. Kas Malibu, California, Pariis, Prantsusmaal, Tokyo, Jaapan või Sydney, Austraalia? Kuule, need on kõik jumala head variandid. Ma tahaks igale poole minna. Ma kujutan ette, et Tokyo oleks mega ilus, mega vibe koht. Ja Pariis. Pariis tundub selline, Pariis. Aga samas inimesed, kes on Pariisis käinud, ütlevad, et Pariis ei ole üldse nii romantiline, kui nad seda ette kujutasid. Ja siis inimesed, kes on Tokyos käinud, ütlevad, et see on nii lahe koht. Kuigi
ma väga tahaks valida siit seda Pariisi, siis ma ütleks, et ma rohkem tahaks minna Tokyosse. Nagu vaadake seda linna. What? Tokyo, Jaapan. Mis on sinu üks punane lipp? Ma olen vahepeal natukene too much. Ma vahepeal olen natukene obsessive. Ma väldin oma probleeme või mul hakkab nagu väga kiiresti igav. Kus on option kõik ülemised? Kumma me nüüd valime? Sest need kõik suhestuvad ju minuga. Nendest kolmest I sometimes get a little obsessive. Ja ma isegi vahetaksin sõna ära. Ma ütleks, et I sometimes get very obsessive. Mis on sinu üks roheline lippudest? Lähme positiivsesse poolde. Ma olen hea kuulaja. Ma olen väga viisakas. Ma olen väga usaldusväärne ja teised saavad minu peale loota. Ma olen väga hardworking ja väga sihikindel. Ma ütleks, et ma ei ole väga hardworking. Mulle väga ei meeldi hard workida. Ma ei ole väga usaldusväärne. Ma ei ole ka väga viisakas and kind. I'm a great listener jääb üle siis. Mulle meeldib, kuidas seda punast lippu oli lihtsalt nii kerge, et ma olin mingi andke mulle, et vali kõik. Aga nüüd, kui me läksime rohelise lipu juurde, siis ma olen mingi, üle jäi siis vist, et I'm a great listener. Ja viimane küsimus. Siit tuleb paparazzi. Mida sa teed? Kas ma poseerin? Peidan ennast? Teen mingisuguse silly face'i? Või play it cool? Ma muidugi siin kodus kuskil ütleks, et ma jumala naudiks. Aga ma tean, et kui ma oleks päriselt siukses olukorras ja nad oleksid igapäevasel mu näos, siis ma oleks ka väga annoyed. Ma arvan, et mis kõige paremini minu kohta siit käib, on see, et ma oleksin mingi... Ma olen Taylor Swift! Ei ole. Come on, Taylor Swift on väga hardworking. Ma ei ole mingisugune Taylor Swift. Natuke panime puusse sellega, ma ei tunne, et ma oleks Taylor Swiftiga mitte kuidagi sarnane. Mida minu tulemused tähendavad? Ma olen lover. Üks viimastest true romantics. You can't help but fall a little in love with almost everyone you... Äkki ma olen Taylor Swiftiga natukene sarnane siis. Kui mingisugune barista teeb sulle komplimendi, siis sa hakkad temast luuletust kirjutama enda peal. Tuleb välja, et ma olen Taylor Swift. Ma tahtsin neid kuise natukene rohkem teha, aga see kiskus natukene pikaks. Ma olen neid siin juba tund aega teinud. Seega ma siit kohal tänaseks lõpetan. Kui te olete mingit sellist testi teinud, siis saate alla kommenteerida, mis teie tulemused olid. Või kui te tahate mulle mingit testi soovitada, et tee, siis võite ka alla kommenteerida, millist testi ma tegema peaksin. Ja samuti võite teada anda, millist värvi, millist vibe'i ma teile annan. Mis värv te ütleksite, et ma olen? Ja aitäh, et te vaatasite seda videot. Kui teile meeldis, likeige seda videot ja subscribe'ige minu kanalit. Minu kõik sotsiaalmeedia on all descriptionis ja näeme järgmises videos. Tšau!